Mart Kuus räägib, et Soome kokkuostjad ostavad eestlastelt kukeseeni hinnaga 3,5–4 eurot kilo, kuid hiljem Soomes müüakse seeni juba liitripõhiselt. Siis kujuneb ostja jaoks kilohinnaks juba lausa 25 eurot. See on nöörimine, leiab Mart Kuus. Tõssin mõned seenekastid välja, kirjutasin peale hinna, et kilogrammi hind ja kasti hind on 7,5 eurot kast ja selle peale hakati nüüd kohe ähvardama, et kõrval näiteks olid terve suur seltskond somaalasi, kes kohe koostasid lause, et me lõikume su võri läbi, kui sa kohe ennast ära koli, sest nende seeneäri saab kohe otsa. Ma ütlesin, et ei, et nii teie ähvardust ei mõju. Siis käisid seal veel mitmed erinevad inimesed, siis lõpuks saabusid siis 2 turu nõndanimetatud valvurit, minu jaoks olid nad 2 täiesti tonti, haisid, üks haises sõna otseselt alkoholi ja vuse järgi ja nad käskisid mul kohe oma asjad pakkida, mille peale ma ütlesin, et ei, et ma ei ole nõus seda tegema ja ma tahan, et selgitada rahvale, et Soomes toimub pettus konkreetselt, et inimesed, et ärge ostke liitri, et ostke kilogrammiga. Kuigi Mardil kauplemisluba polnud, siis mees enda sõnul ühtegi seadust ei rikkunud. Seda luba ei olnudki võimalik saada, et seda luba olime me taotlenud juba vähemalt aasta aega läbi erinevate juriidiliste isikute. Me teadsime, et me ei saagi seda. Ja ma läksin sinna, avasin bussi uksed, tõstsin vajakastid välja, panin sildi juurde, et mis on seenekasti juurde, et see hind on selline, ta on mitte ühtegi kilogrammi, et reaalselt ma ei ole kuritegu ega ka rikkumist toime pandud, et ma näitasin seeni. Kas see näitamine on kuritegu? Mõtlesin, et okei, et kirjutage mulle palun siis rikkumise protokolli, et see on ausalt asi, et kui ma rikkun Soome seadusi, et palun, et siis pange teid kirja, kirjutage. Ja peale mulle ütles, et eestlane. Ja ma ütlesin, et halloo, et kuidas palun, et kas te niimoodi nagu ütletegi mulle. Neil oli nagu väga suva ja oma sõnavara nad jätkasid ja nende suhtumine oli väga agressiivne minu suhtes ja siis läks actioniks, et põhimõtteliselt nad ründasid mind, lasid mulle gaasi ja esimese hoobiga, kui videos on ka näha, lõid ma kohe põhimõtteliselt põlverist välja. Tollel hetkel oli mul juba hädakaitse. Et politseirünnak oli ilmselgelt vastuolus minu rikkumise astme, mul ei olnudki rikkumist. Ja sellisel juhul ma hakkasin endale otsima kaitset ja siis läks see nagu lahti, aga puhtust mulle ikka väga jõhkas koguses gaasi, kuna mul oli juba mõlemad põlved ära löödud seal teleskoopnuiaga ja ka käsi, siis ma olin juba nii nurgas, et ma juba teadsin, et põhimõtteliselt nende politseiametnike eesmärk on mind täielikult hävitada. Soome politseinikud kasutasid Mart Kuuse kallal ohtralt gaasi ja ka teleskoopnuiad mõistsid õigust. Oskamatu tegutsemisega võivad aga need riistapuud inimesele palju kurja teha. Sisekaitseakadeemia väljaõppega ja paandunud võitluskunstide huviline Mart Kuus teeb asja puust ja punaselt ette. Arstide keeles peetakse arbuusi nagu selliseks inimpea sarnaseks viljaks, et arbuusi koor on sama tugev kui inimese kolju peaaegu. Ja ütleme niimoodi, et kui selle pihta millegagi lüüa või kui kukutakse, siis peab katki, et saate näha. See on inimese pea, kui sees oleks. Mida ütleb aga selle madistamise peale jurist? Üks jurist ja advokaat võib selle olukorra kohta öelda nii halb, et juba hea. Et ühel advokaatil on siis, kui see klipp ära vaadata, et mida isik on teinud, siis teda kaitsta pärast seda on hästi raske. Olukord algas sellest, et ta sõimas politseid. Finland Police Estonia! Edasi ta läks ähvardavaks, ehkis kätega, hakkas loopima asju, nagu seal on näha. Ja siis ta tegi kõige suurema pea, et kõikides riikides on sedasi, et politsei korraldustele tuleb alluda. Ja ta ei allunud. Ja kui politsei korraldustele ei alluta,
siis politseil on õigus jõudu kasutada. Soome politsei tegutseb nii, nagu sellel videol siin näha on, üsna vaoshoitult ja nii edasi. Et võib ainult ette kujutada, mis juhtuks Vene turul ja Vene politsei puhul. Et ma arvan, et see kinnipidamine oleks kiirem ja märksa jõulisem. Nii võib juhtuda Venemaal. Aga Helsingis ajas Soome politsei Mart Kuusiga asju siiski teisel kombel. Politseikoolis eriväljaõppe saanud Mart Kuus kaitses ennast turul 6 relvastatud politseiniku eest. Helsingi politseikomissari Tom Backlani sõnul olid ta relvadeks marjakorv ja harjavars. Ebavõrdses võitluses alla jäänud Kuusi käed pandi lõpuks selja taha raudu. Raudu pandi ka jalad. Lõpuks ühendati isegi käe- ja jalarauad lühikese ketiga. Sellises kringliks painutatud asendis transporditi eestlane politseijaoskonda, kus visati kongi. Need rauad olid nii kõvasti kinni litsutud, et põhimõtteliselt mul on 1,5 aastat hiljem on käed tuimad. Ja mind tõsteti mitte kehast, vaid kätest, kus mul kogu keha raskust, mul venitati kõik liigesed, kõik asjad ära. Et mul juba sinna autosse kandes praktiliselt pilt läks taskusse. Et see valu on kirjeldamatu, et ma olen valu elus piisavalt tundnud, aga sellist valu mitte. Ka vanglas oli madinaks minemas, kui meest taheti teise kambrisse viia. Üle keha ma täiega valutasin, käsi jooksis verd, ma palusin arstiabi, mille peale politseiametnikud saatsid mind pikatama. Politseiametnikud siis tulid ähvardasid mind korduvalt ja ma palusin advokaati, arsti, mida ma midagi ei võimanud, saadeti mind jälle pikalt. Ja mingi hetk lihtsalt nad tüdinesid sellest ära, siis teed luuklaadi öelda niimoodi, kui sa nüüd vait ei jää, siis 5 minuti pärast tammime sind külilina. Ja ütlesin selge, okei, siis ei on muu midagi, et siis ma ütlesin, et siis ma pean valmistuma, et kui ma suren, siis ma suren siin. Kuna uks on ainult üks vangikongis, siis ma teadsin, et ühe mehe kaupa saavad nad sealt tulla. Ja siis ma tekitasin endale relva, et tegin linnast endale nagu nööri, situsin sinna 3 raamatut otsa ümber käe ja see käis siis mul ringi ja see tegi päris hull vahelt ja piisavalt raske ja kui nad lahti tegid, siis nad tahtsid sisse tulla, aga ju siis ma ütlesin ka, et nagu keegi tuleb maha lööma ja nad hakkasid põdema. Ja nad ei jõudnud tulla. Lõpuks saabusid vanglasse uurijad. Kui tavainimene pahatihti ei teagi oma õigusi, siis Mardil on need pähe taotud. Mees nimelt on lausa Sisekaitseakadeemias vastava koolituse saanud. Et kus mu advokaat on? Mille peale öeldi, et advokaati ei saa. Siis ma ütlesin, et siis ei ole mul järelikult mitte millestki rääkida. Mille peale nemad läksid ilgelt närvi. Ja siis läbi tõlgi vahenduse nad siis ütlesid, no räägi, et midagi seal saab rääkida. Ja siis ma rääkisin. Ja sain ühe võimaluse helistada Eestisse. See inimene, kellele ma helistasin, siis andis edastas selle siis minu headele sõpradele, kes siis kasutasid kõige kõrgemal olevaid poliitilisi isikuid ja ma arvan millegipärast, et tänu nendele ma vabanesin siis järgmisel päeval. Ja ütleme nii, et arstiabi ma Soome Vabariigis ei saanud. Ehk siis 72 tundi oli ma ilma arstiabita. Esimene aasta oli siis Eesti Vabariigist, mis oli ka vastavalt fikseeritud. Mida näitas arstlik ülevaatus? Tatjana Kulpina koostatud patsiendikaardilt saame lugeda järgmist. Mart Kuusil oli diagnoositud puusakontusioon ehk puusavõrutus. Vasakul reiepiirkonnas hematoomid ehk verevalumid, küünarkontusioon ehk küünarvarre põrutus, sääre ja muude täpsustamata osade põrutused, verevalumid ka hüppeliigese piirkonnas. Mart Kuus raiub, et Soome politsei tegeles võimuliialdusega. Ometi kogu selle jama peale
Kuus avaldust politsei kohta ei kirjutanudki. Miks? Ma püüdsin leida endale Soomes advokaati, mille peale mulle kõik Soome advokaadid ütlesid, et me ei lähe Soome riigi vastu. Et sa oled eestlane ja meid ei huvita. Ometi pole politsei ülekohtust teada andmiseks advokaadi abi vajagi. Et kui ta loobus ise kaebamast, siis midagi teha ei ole, et siis seda kaebust ei saa ka menetleda. Et kui keegi leiab, et tema õigus on rikutud, siis tuleb kaevata. Ja seda saab igaüks esitada ise. Tegelikult ei ole selleks vaja mingit juristi ega advokaati. Igas riigis on ja Euroopa Liidu riikides kindlasti, Eestis ka, Soomes ka kord, kuidas määratud kaitsekorras ehk riigi kulul advokaati saab taotleda. Et ma ei usu, et Soomes see süsteem nüüd ei töötanud. Politseile vastuhakk on aga suur kuritegu ja selle eest tuleb ka vastust anda. Kohus Mart Kuusi üle toimub sel aastal 14. juunil. Mind siis süüdistatakse raskete kehavigastuste tekitamist politseiametnikele, politseile vastuhakus, avaliku korra eriti räiges rikkumises ja suures ulatuses vara hävitamises. Ja reaalne vanglakaristus 1 aasta. Ma läksin sinna heast tahtes Soome rahva, et näidata, mismoodi soomlased, mitte ei ole eestlased, need kõige suuremad vargad, kaubakad, kõik asjad. Läksin sinna, et näidata, mis te oma rahvast teeb. Kas siis tähendab seda, et mind võib siis põhimõtteliselt ilmalikuks peksta? Mart Kuusi häirib aga kõige rohkem Eesti võimude laiskus ja ükskõiksus. Riigiprokuratuur Mart Kuusi juhtumit kaamera ees kommenteerida ei taha. Mardi avaldusele siiski reageeriti. Sealt saab lugeda järgmist. Arvesse võttes asjaolu, et isegi juhul, kui Soome politsei käitumises esines võimuliialduse tunnuseid, on tegu toimunud Soome Vabariigis. Seega tuleb teil vastava avaldusega pöörduda Soome Vabariigi siseministeeriumi poole, kes annab hinnangu Soome politsei käitumise kohta. Üldjuhul toimub kuritegude avastamine ja uurimine riigis, kus tegu ka toime pannakse. Teie avalduse edastamine Soome Vabariigi pädevale ametkonnale pole kahjuks võimalik, sest olete avalduse saatnud e-maili teel ja see pole digitaalselt allkirjastatud. Lisaks sisaldab teie avaldus selliseid väljendeid, milliseid riigiasutusele saadetav avaldus või pöördumine sisaldama ei peaks. Samuti jääb arusaamatuks, mida te täpsemalt oma avaldusega taotlete ning te ei ole ka lisanud avaldusele ühtegi dokumenti, mis kinnitaks teile kehavigastuste tekitamist tol ajaperioodil. Lõpetuseks leiab Mart Kuus, et metsaseente teema on talle juba nii kalliks maksma läinud, et selle asja ajamist ta enam pooleli ei jätnud.